valmistatud. Ja siin on, vaatame, kas nüüd tuleb vool sisse või ei tule. Vool peab sisse tulema. Kust on mul siis nüüd väljas? Kuskilt. Tuleb. Ja see on ainult ühe reaga. Kui tavamagnetofonid tulid, kus oli 2 rida sai lindi peale salvestada, siis see on selline, kus on üks ainus rida. Hiljem veel tuli 4 reaga, aga see on peaaegu siuke nagu stuudiomagnetofon. Ja läheb käima ka või? Jaa, kohe. Tulema. Tuttav meloodia, mis see võib olla? Sellest suhtes on nüüd kui tohib. Aga kes selle siis tõi või muuseumisse? Selle tõi üks, mis ta oligi, Mäe. Põltsamaa mees. Ja. On siin juttu ka kuulda või? No ma tahaksin selleni jõuda, vaadata, kas saame. Kas saame juttu ka kätte? Häbenemine. Sama Wilhelm Huppel ütleb aastal 1777, See ongi Põltsamaa jutt. et eestlased jäikust ei tunne ega neil saksa häbelikkust ei ole. Nad on kõigi silmi ees alasti. Naisterahvad, ka neiud, käivad põllul ja kodus särgiväel. Kõige paremal juhtumisel on neil midagi seeliku sarnast ümber. Katab rind ainult poolest saadik. Saunas lähevad nad välja jahutama. Kes see veel lugeda võib ei tea? Siin on midagi Rahvastega juttu ajavad, ilma et nad häbeneksid ehk mõndagi. Sama panid meie eestlastest esivanematele süüks pea kõik inimesed. Meeste ja naisterahvaste ühine saunas käimine oli möödunud sajandil üleüldine nähtus. Kõigepealt läksid sauna mehed, siis naised lastega ja kõige lõpuks tüdrukud, kes sellepärast viimasteks jäid, et nad talitamise pärast kõige hiljem vabaks said. Naised ei hakanud seni ootama, kuni mehed välja tulid, vaid niipea kui ruumi sai, läks uusi saunalisi juurde. Mehed ei armastanud naistega seltsis sauna minna. Mitte, et naisi oleks häbenetud. Põhjus oli teine. Sest ei mindud saunaga pärast naisi. Öeldi, et naised leili ära rikuvad. Naisterahvad võivad meestele sauna vett järele viia ja saunas riides olles lühemat aega